Suugulustuudio uus saateformaat Väljakutse toob teieni seiklust ja põnevust täis võistlused saatejuhtide vahel. Esimeses saates esitas Ingridile väljakutse Neeme, kutsudes ta Peipsile kala püüdma. Näpunäiteid tulid neile lahkesti jagama Peipsiääre valla ühed kogenumad kalapüüdjad Jüri ja Liilja Nõomaa. Milliseks seikluseks kalalkäik kujunes ning kui suure saagiga Neeme ja Ingrid järvelt lahkuvad, nendele küsimustele leiad vastuse vaid videot vaadates. Aga selleks, et teada saada, kuidas me üldse siia jõudsime, peame aega paar päeva tagasi kerima. Tere kõigile! Mul tuli selline enda arust suurepärane mõte, et kuna me elame siin Peipsiääre vallas ja meil on selline suurepärane järv nagu Peipsi järv, kus võib veel viimaseid päevi käia jää pealt kala püüdmas, siis ma esitan Ingridile väljakutse ja me läheme järve peale võidu kala püüdma, juhul kui Ingrid on nõus. Ma väga loodan, et ta on nõus, kuna ma olen tegelikult rääkinud juba 2 külalisega, kes on nõus meie saates osalema. Vaatame üle meie ilmselt puuduliku varustuse, võib-olla ka natukene õpetama meid püüdma. Mina isiklikult eelmine hooaeg käisin väga palju jää peal kala püüdmas, aga ega ma kala küll ei saanud. Selles mõttes kuluks õpetus ka mulle endale ära. Ja loodame siis, et Ingrid on nõus tulema ja et tal on aega. Nii, helistame talle. Jaa. Tšau! Tšau! Kuule, on sul hetk aega rääkida või? Jaa, ikka on. Okei. Mis sa pühapäeval teed? Väga hea. Mul on sulle üks suurepärane pakkumine. Kuulan, nii. Meil on nüüd mõned päevad jäänud siin, kuni enam ei lubata Peipsile kalale ja ma tean, et me kumbki ei ole see hooaeg käinud kordagi, et läheks kalale pühapäeval. See on küll lahe mõte. Väga hea, et see mõte sulle meeldib, aga sellega on see konks, et me peaksime seda tegema nüüd Suugulustuudio operaatori ja kaamera silma ees ja me peaksime, see on minu poolt väljakutse sulle, ehk siis me hakkame võistlema kalapüügis. Need reeglid paneme seal järve peal paika, aga kui sa oled nõus võistlema minu vastu, kes ma ikkagi eelmine hooaeg tegin suurepärast tööd, käies väga palju järve peal kalal, jää peal. Et kui sa võtad selle väljakutse vastu, siis ma oleksin väga, väga rõõmus. Selles mõttes on see ikka, ma ei teagi, sul on nii suur eelis, sa oled ikka kõva kalastaja. Jaa. No ma ei tea, aga ei, selles mõttes väljakutsed on alati lõbusad. No tore on ikka, mis see tulemus on, see tühja peaasi, et ma ikka midagi seal oskaksin teha ja keegi mind juhendaks, sest ega ma ei ole väga kaua käinud kalal. No kuna ma ise olen nii palju käinud, siis ma võin sind vabalt juhendada. Selles mõttes ei ole probleemi. Okei. Mul ei ole varustust ka, kas sa selles ka saad aidata? Absoluutselt, mul on väga palju. Lahe. Kuule, aga siis kõlab ju nagu plaan. Jaa. Kuule, jaa. Siis teeme võib-olla niimoodi, et laupäeval helistame üle, et lepime kokku, mis kell me kõik kokku saame hommikul. Jah, see sobib hästi. Jaa, super. Okei, kuule aga... On mida oodata, lahe. Jah, siis näeme. Näeme. Teeme nii. Jaa, tšau. Tšau. Nii. Ingrid on nõus, seega teeme ära. Esimeseks seikluseks oli kirikukella saatel leida järvelt Jüri ja Liilja, kes tõukekelkudega juba hommikuselt kalapüügilt kalda poole sõitsid. Ta ütles nagu, et äkki tulebki mäest alla. Aga saabki mäest alla?
saab minna sinna ja siia ja... Aga siis küsi majaka juures, kas otse vasakule või paremale? No samas ta ütles, et ta 5 minuti pärast majaka juba siis ja... Ega üheski teises külas ei ole majakat, et me vales külas oleme. Ei. See on väga õige koht, lähme vaatame. No ta ütles mulle, et nad on Soome kelguga ja selle järgi saame juba natukene lähemale. Need, kes on ilma kelguta, ei ole nemad. Tere. Kuidas siis läinud täna? No pole viga, normaalselt. Ikka tuleb kala? Jaa, normaalselt. Ma ei tea, kas 25 tükki on. Võib-olla vaatame siin. Vaatame. Pooleks läinud pult on meil, et siis august saab jääd ära võtta. No meil on matelli ja tõuku ka kaasas. Näita seda riitu on millega püüdma. Siin on ise tehtud mingisugune värk. Vot sellega saab küll töötada. Saime teada, et enamus õnged ei tööta, mis meil kaasas on. Aga lähme siis enne kui väike looja läheb. Järgmiseks seikluseks oli üles leida auk, mille nõomaad juba proovimiseks ette puurisid. Saatsime näljase Jüri koju lõunat sööma ning asusime ise teele. Ühesõnaga meil Ingridiga on väljakutse, me hakkame võistlema kalapüügis praegu ja täpselt niimoodi teemegi, et loeme kaks erinevat võistlust korraga. Üks on kalade, kes saab kõige rohkem kalu ja üks on siis see, kes saab kõige suurema massi, kalamassi. Kaalume hiljem mõlemad püütud kalad ära ja loodetavasti siis võidab üks inimene mõlemas kategoorias. Aga nüüd Lilja näitab meile, kõigepealt õpetab natukene, kuidas üldse püüda. Kuna mul on ju kõik valed õnged, siis üks on, millega peaaegu saab püüda, siis ta annab meile ka teise õnge juurde, et me ikkagi mõlemad saaksime võistelda. Panime siia siis. Me ütlesime jah. Kõik 3 tükki on olemas. Laseme alla. Mina alati alustan kusagil keskel püüdma. Aga kus sa tead, kuna sa keskel oled? No ma umbes tean, et on üks 4-5 meetrit. Ja kui 2 meetrit lasen juba, siis ma tean, et on keskel. Okay. 1 meeter, eks ole. No ja näed, 2 meetrit. Aga ma olen alati arvanud, et põhjast pead püüdma. Kõik teavad nii. Kui kaua peab üldse ühe augu juures olema nii-öelda, et aru saada, et võib-olla võiks kuhugile edasi liikuda? Ega eriti kaua ei ole vaja istuda ja vaata, Jaan rääkis, ühe suitsud tõmban ära ja siis, kui ei ole, siis lähen teise auku. Mina ei suitseta, ma ei tea, ma lihtsalt vaatan, see ei ole läbi. Siis on nagu tunnetuse järgi? No jaa, kui ikka ei ole, kui lähed põhja ja edasi-tagasi oled käinud juba ja keskele jälle ja alla ja ei, siis lähed ära ja kõik, teed järgmise augu. Aga kui kaugele? Kui, no siis 1,5 meetrit kaugemale. Aga 1,5 meetrit siis võib-olla teeme omale kaugud ja... Jaa, proovime. Nii. Oi. Kus ta nüüd tuli, mina ise ei pannud tähelegi ja suur. Oppa. Kas mul kana ei ole olnud? Lasi suu ka lahti, hopsti. Nii suur tuli. Nii, kuidas tuli 1,5 meetrit vähemalt? Jaa. Nii, kui kuskile. Jõusa oli küll minema ei pea pärast sellist trenni. Me teeme siis 2 tundi. Äkki oma augu ise puurimine toob ka õnne. Tuleb kala paremini.
teeme lihtsalt niimoodi, et praegu on 11.35, lõpetame kell 2 kalapüügi ära. Jah, lepime nii kokku. Kui kella 8 augugi sisse saaks. Kui ma selle siit ära saan? Võta pilt. Vajutad seda kollast, eks ole, ja tõmbad, näed, selle kilusti, eks ole. Ja siis tagasi jälle hoiad kollast kinni ja siis veeretad selle. Nii, teeme siis katse. Nii, et ma saaksin alla lasta, vajutan siia alla, siis tõmban. Ja siis muidu. Ja siis seda ka vajutad. Kogu aeg on jah, vajutamiseks. Nii, Neeme, kus need sööt on? Sööt või? Nii. Tervitame tervelt. Täitsa ilusad. Täitsa siplevad veel. Viimased nipid veel liiljalt ja oligi aeg kalapüügiga algust teha. Enne aga kui õnged vette lasime, meenus Neemele, et kalapüügiks on ju luba ka vaja. Niisiis taotlesime need kiirelt ja mugavalt internetist. Kalaluba.ee. Taotlen nüüd omale harrastpüügiõigust 24 tunniks 1 euro. Load taadeldud ning sööt õnge otsas oli aeg kell käima panna ning võistlusega algust teha. Ongi või? Pidime särjad ja ahvenad muidugi sisse lugema. Küll loeme need kiisapuid. Juba esimestel minutitel oli Ingrid võistlust juhtima läinud. Neeme aga arvas, et tema peab punktiskoori avamiseks kohta vahetama. Võttis kuulda Liilja õpetusi ning asus vähemalt 1,5 meetri kaugusele uut auku puurima. Kuna Liilja oli juba enne meie tulekut mitu tundi järvel olnud, saatsime ta meenete ning tänusõnadega kodu poole. Kollektiivselt tegime ka otsuse, et proovime õnne veidike kaugemal. Võtsime oma kraami ning otsisime aukude puurimiseks uue koha. Neeme enesekindlus uute aukude juures andis lootust seisu viigistamisele. Vaadake nüüd, kuidas hakkab liikuma õnge ots. Kui näkkama hakkab. Enesekindlus on juba pool võitu. Nii, näete, juba näkkab. Noh, kui nüüd saaks selle otsa viigis. Jah! Kiisapoiss! Aga vist väiksemgi veel kui sul oli. Ma väga loodan. Väga hea, sa võrdle neid, nii kaua ma püüan, nii kaua endale kaua. Nüüd, kui seis oli viigistatud, muutus võistlus jälle pingeliseks. Eemalt oli näha, et järvelt lahkusid järjest ka teised kalamehed, ega kala enam nii hilja näkkagi. Nii me siis istusime päris pikalt ja kartsime, et kas peabki võistluse nii väikse saagi ja viigiseisuga lõpetama. Ingridil olid aga teised plaanid. See on kiisk, see ei ole kedagi kala. Täiesti haige, või võtsid ka minu kala ära. Vaata nüüd, mul ei näkka täna. Ja sööd ka kõik ilusasti alles. Taaskord oli Ingrid juhtima läinud ja Neeme oli lootust kaotamas. Võistluse lõpuni ei olnud enam palju jäänud ning Ingrid tundis, et ei pea enam pingsalt augu ääres istuma. Tegi enda soojendamiseks mõned kükid ning jooksuringid ja ootas põnevusega võistluse lõppu. Neeme aga ei tahtnud lasta Ingridil nii lihtsalt võita. Nii,
tegemist on järjekordse uhke loomaga. Saak on korralik. 2-2 on seis, gramme ei tea hetkel, aga no see annab kõvasti juurde gramme. Võistluse viimased minutid olid tiksumas ja Neeme otsustas, et võidu endale rabamiseks peab taktikat vahetama. Võttis kastist õnge, mille kohta Jüri ütles, et sellega ei ole täna küll midagi teha. Neemel aga ei olnud midagi kaotada, sest kui sikuõngega peaks näkkama, siis on ta võistluse kindel võitja. Ja nüüd on mul käsile võetud teine õng, millega võib ka saada teisi kalu veel peale kiiskade. Sikutiga siis tegemist on ju. Üritan siis saada ilma ussikesteta. Kahe kala viitsi neid kiiskasid mööda, ma tahaks ahvenad saada nii. Kuigi Jüri ütles kindlalt ära, et selle õngega, millega ma praegu püüan, ei ole mitte midagi teha. Üritan tõestada vastupidist. Sellega on hea sikutada, iga tõmbega tundub nagu kala oleks otsas. Ruttu, tõmba välja. Lõpeta ära, aeg on täis, see kala ei lähe arvesse. Oot, ma tõmban välja, aga mulle tundus, et midagi toimus. No võt, aga see ei ole enam võistlus. No nii, aga nüüd läheb küll väga põnevaks ju. Mis, nojah, selles mõttes seis on jäänud meil siis 2-2. Nüüd läheb arvesse ainult kaal. Aga jah, me pakime need asjad kokku, liigume järve pealt ära, lähme kaalume kalad ära. Olenemata väiksest saagist on see piisav, et välja selgitada esimese väljakutse võitja. Nüüd ei jää üle muud, kui Liiljale õng tagasi viia ja siis sõita Alatskivile kalu kaaluma. Ja järvelt ära tulles ootas meid ka selline üks väga-väga armas kingitus. Nimelt Liilja kinkis meile tema enda täna püütud kalad. Nii et suur-suur aitäh veel kord Liiljale ja Jürile, et nad meid aitasid ja meile toredateks kaaslasteks olid. No nii, nüüd on siis aeg meil kalad ära kaaluda. Vaatame. Oota juba, ei ole. Ma juba vaatasin, et juba on sammu tööd. Nii. Oota, see sipleb juurde. 32 grammi kalu. Super. No nii, väga hästi. Nii, paneme siia juurde. Okei. Oota trammu. 28 grammi. 4 grammiga oled sina võitnud. Palju õnne. Suur aitäh. Me auhinna mõtlen hiljem, sellepärast, et ma ikka lootsin, et ma ise võidan. Aga oli väga tore, nii et suur aitäh selle väljakutse eest. Võistluspäev lõppes Neemel 2 kalaga, mille kogukaaluks 28 grammi, mis jättis ta tunnustust väärivale teisele kohale. Ingrid püüdis samuti 2 kala kogukaaluga 32 grammi, mis teeb temast esimese väljakutse võitja. Palju õnne Ingridile ning aitäh Neemele vahva väljakutse eest. Aitäh ka Jüri ja Liilja Nõomaale, kes jagasid meile kasulikke näpunäiteid. Nüüd jääme põnevusega ootama, millise väljakutse esitab Neemele Ingrid.